10. plokk, vaikus, mille arve maksis pere. 3. septembri pärastlõunaks oli Zegol kõik, mida ta ise küsis. 9 fotot, VIN-kood ja läbisõit. Järgmisel hommikul kinnitasid nad, et materjal on käes ning inseneridele edasi saadetud. Meie vastasime nende küsimustele tundidega. Sealt edasi vastas Zego vaikusega. Auto äraviimiseks oli neil olnud 2 päeva plaan. Kui mina küsisin, mille alusel ja millistel tingimustel seda teha tahetakse, muutus sama kalender järsku kummiseks. Meie poolel jäi teha kõige kallim tasuta töö, oodata. Ma ei oodanud imet. Mul oli 2006. aastast kogemus, kus kindlustus lahendas juhtumi umbes nädalaga. Selle ajaga jõuab vähemalt mingi hinnang või arutatav lahendus lauale. Isegi ebatäiuslik pakkumine annab inimesele võimaluse mõelda, vastata ja oma järgmised sammud seada. Vaikus ei anna midagi peale uue vaikuse. Alguses arvasime, et vahe tuleb katta ainult mõne päeva jooksul. Toyota seisis küll maja ees, kuid töövahendina oli ta rivist väljas. Abikaasa vajas tervise tõttu igal tööpäeval transporti tööle ja tagasi ning seepärast palusime poja appi. Ütlesin talle, et ta paneks kõik sõidud ja kulud kirja. Kui auto tagasi tuleb ja mina uuesti teenima hakkan, maksan talle ära. Noore inimese aeg ja raha on juba tema tuleviku peale ära jagatud. Poeg õppis, töötas, mängis jalgpalli ning tahtis nagu iga teinegi noor inimene olla koos sõpradega ja oma elu üles ehitada. Nüüd lisandusid tema päevadesse meie sõidud ning tema autole kilomeetrid, kütus ja hooldus. Ta ise poleks seda meile ette lugenud. Lugupidamine vanemate vastu hoidis ta suu kinni, kuid lugupidamine ei tee kütust tasuta ega anna ööpäevale lisatunde. Mina ütlen selle tema eest, sest olen ka ise noor olnud. Poja auto polnud Zego asendusauto ja tema aeg polnud nende viivituse tasuta varuosa. Ometi hakkas just tema täitma auku, mille kindlustuse vaikus meie ellu jättis. Iga seisnud päev võttis minult 1 tööpäeva sissetuleku. Majalaen ootas maksmist, kavandatud sisetööd tuli pausile panna ning tagavarast hakkas saama igapäevane elamisraha. Abikaasa osalise tööajaga teenistus pidi kandma järjest suuremat koormat. Meie nimetasime olukorda veel ajutiseks. Aeg hakkas sellele sõnale tasapisi teist tähendust õpetama. Mõtlesin ka Toyota ise korda teha. Taga tuli vahetada, kaitseraud kohendada ja tööle tagasi minna. Sügis lähenes, ilmad muutusid ning 2012. aastast kaasas käinud artriit tuletas meelde, et mõni väike töö küsib kehalt suurema hinna. Kindlustus oli olemas just selleks hetkeks. Poliis oli makstud ajal, kui kõik töötas. Nüüd, kui abi oli päriselt vaja, seisis inimene ukse taga ja ootas. 9. septembril kirjutasin Zegole ning küsisin, kuhu menetlus on jõudnud ja millal võib lahendust oodata. Vastuseks jäi vaikus. Jeesus jutustas kord lesknaisest, kes käis ikka kohtuniku ukse taga oma õigust nõudmas. Tal polnud tähtsat nime, ametit ega mõjuvõimu. Tal oli oma asi ja visadus tagasi minna. Ta ei muutnud ülekohtust kohtunikku heaks inimeseks. Ta muutis enda eiramise kohtunikule ebamugavaks. See vana lugu tunneb hästi ka tänapäeva süsteeme. Vaikne kiri võib lauaservale jääda, kuid korduv koputus hakkab lõpuks ust liigutama. 13. septembril koputasin uuesti. Nüüd ei küsinud ma enam ainult menetluse seisu. Panin kirja, mida nende vaikus meie perele maksab. Toyota oli minu tööks hädavajalik, sissetulek seisis ja rahaline kahju kasvas iga päevaga. Palusin inseneri hinnangut ning lahendust järgmise 48 tunni jooksul. Järgmise uksena nimetasin juba Financial Ombudsman Service'i. Vanarahvas ütles, et ootaja aeg on pikk. Tööinimese kalendris on sellel ka päevahind. Meie kalendris oli päev endiselt päev, kuid kindlustuse oma näis olevat tehtud venivast kummist. Pärast teist koputust hakkas uks liikuma. 15. septembri hommikul teatas Zego, et nende insenerid on hinnanud Toyota parandatavaks ning remondivõrgustik võtab meiega ühendust. 12 päevaga oli parandamatust saanud parandatav. Auto ise polnud selle aja jooksul kuhugi muutunud. Muutunud oli Zego paber. Minu eesmärk polnud nendega sõnade üle võistelda. Tahtsin Toyota korda saada, uuesti tööle minna ja võtta perelt koorma, mida iga ootepäev raskemaks muutis. Seepärast võtsin remondisuuna vastu lahendusena. Lõpuks ometi paistis tee, mis viis tagasi tavalise elu juurde. Järgmisel hommikul küsis remondipartner auto asukohta. Meie vastasime samal päeval. 17. hommikul tuli lühike telefonikõne ja äraviimine sai kokku lepitud. 2 e-kirja ning veidi üle 2 minuti kestnud kõne, kui süsteem viimaks liikuda tahtis, polnud tal kiirusest puudust. Samal päeval tuli remondifirma esindaja meie maja juurde.
Ta oli esimene inimene Zego remondiahelast, kes seisis päriselt Toyota kõrval. Ta vaatas nähtavad kahjustused üle, märkis need üles, palus isiklikud asjad välja võtta ning võttis auto ja võtmed remondiks vastu. 2 nädalat oli Toyota liikunud ainult kirjade ja viitenumbrite vahel. Nüüd läks ta Zego kinnitatud remondiprotsessi. Millisesse garaaži ta viiakse ja kas mutrivõtit hoiab seal Jüri, Jaan või keegi kolmas, oli Zego siseasi. Mina ootasin tulemust. Kui tolmuimeja või köögikombain antakse garantiiremonti, ei pea klient jälgima postiauto marsruuti ega uurima, millise laua nurgal tehnik katkist detaili vahetab. Kliendi osa on asi kokkulepitult üle anda. Teenuse pakkuja osa on see parandada, asendada, hüvitada või pakkuda muu mõistlik lahendus. Autokindlustus oli mulle liikluses osalemiseks vajalik ning olin seda Zegole 4 aastat korralikult maksnud. Maksete kogumine oli töötanud laitmatult. Nüüd pidi tööle hakkama kindlustus. Minu praktilise kogemuse järgi pidi selline remont võtma kõige rohkem umbes nädala. Mõlgid olid keretöökoja igapäevane töö. Tagatuli võis postis reisida mõne päeva, kuid auto külge läheb ta minutitega. Tänapäeva töökojal olid vahendid ja tehnoloogia, millega selline töö pidi liikuma kiiresti. Kui Toyota 17. septembril meie õuelt ära viidi, oli minu arusaam lihtne. Auto tehakse korda ja tuuakse peagi tagasi. Mina saan uuesti tööle, abikaasa sõidud taastuvad ning poeg saab oma aja ja auto tagasi. Sel päeval ei tulnud lootuskirja lõppu trükitud viisakuslausena. Ta tuli õuele inimese kujul, vaatas Toyota üle ja võttis võtmed.